Tere kõigile! Minu tänane ettekanne on ühest võib-olla viimase kümnendi Eesti kõige kõmulisemast objektist, Auvere elektrijaamast. Seda projekti on uuritud mitmelt poolt, alates Kõmu ajakirjanikest kuni siis Riigikontrollini. Täna on ta peaaegu valmis, loodame ta saada aasta lõpuks võtmed enda kätte, aga minu ettekanne on võib-olla ongi natuke nagu tehnilis, poliitilis, ajalooline, ehk siis tehnilisi mõningaid fakte ja natuke ajalugu ja natuke ka poliitikat siia juurde. Ehk siis miks me seda üldse nagu tegime, ette võtsime selle projekti, ehk siis kõigepealt omanik ütleb ette, mida ta ettevõtte juhtkonnalt tahab ja antud juhul on siin siis omanikuks meie puhul Eesti riik ja tema siis alati ka täna Eesti Energias me jälgime omaniku soovi ja see on senini meil väga hästi õnnestunud. Ehk siis jalajälg on üks selline nagu ka tänase siis ettevõtmise sõna, aga samuti ka kindlus, energiakindlus ja loomulikult on dividendid, ehk siis ühe ettevõtte põhieesmärk on siis omanikule dividende teenida. Auvere jaam iseenesest, kui me planeerisime teda, siis me võtsime teda teha 2 plokiga, ehk siis nagu 2 jaama, duubeljaam. Tegelikult tegime ainult 1 pindala, tema alla on 15 hektarit ehk mingisugune 20 jalgpalliväljakut võib olla, päris suur plats. Aga jah, valmis saime praegu ainult 1,5. Energiaprojektid kõik on väga pika vinnaga ja siin slaidi peal me alustame seda ajalugu siis 2009, kui alustasime hankega. Tegelikult need mõtted olid meil juba tunduvalt varem, 2004-2005. Tuletan meelde, me ehitasime 1 ploki Balti jaamas, 1 ploki Eesti jaamas ümber siis ka keevkiittehnoloogiale. Juba siis tekkisid mõtted, et mida edasi, mille vastu vahetada oma nagu vanu seadmeid. Nii et see idee hakkas idanema juba tegelikult, ütleme siis 12 aastat tagasi, kui tänast võtta. Nii et ühe projekti käivitusaeg ongi 10 ja rohkem aastaid energeetikas. Siin üks selline dokument, ehk siis tender dokument november 2009, kus me siis kuulutasime välja hanke. Me otsisime siis võtmed kätte lahendust, et siis kontraktor teeks meile valmis kogu objekti. Siin all on väike skits ka selle kohta, kuidas me ise omal ajal seda välja nägime. Tegelikult ta tuli natukene teistsugune lõppkokkuvõttes. Miks keevkiht? See kogemus me saime siis 2004-2005 juba keevkiht tehnoloogia ja siis põlevkivi. Ja just Eesti põlevkivi jaoks on ta meie arvates kõige sobivam tehnoloogia. Kõigepealt see, et väiksemad, ta on keskkonnasõbralikum, väiksemad heitmed, eriti väike näiteks on väävliheide, on peaaegu nullilähedane, aga samuti ta võimaldab kasutada väga erinevaid kütuseid, sealhulgas ka biokütust, ehk siis hetkele praegu arvestades rohelist energia võidukäiku, mis siis on Eesti tingimustes tuule kõrval võib olla üks suuremaid võimalusi. Nagu ma enne mainisin, siis tehnoloogiad Narvas, Auveres on arenenud päris suurte sammudega, kui me võrdleme siis tolmpõletuskatlaid, kõige esimesi ja tänaseid Auveret kui kõige uuemat, siis siin kui keegi nimetab jalajäljeks CO2 heitmeid näiteks, siis see vahe on siin on kordades, et näiteks kui me kasutaksime Auveres ka 50%
biokütust, siis see vahe oleks 2,5 korda peaaegu nii-öelda see jalajälg. Kuigi võib-olla see jälje suurus, kui me räägime sellest pindalast, on 20 jalgpalliväljakut, aga see jälje sügavus, me mõõdame seda, mis on tunduvalt madalam siis. Juba sellel ajal, kui me seda mõtlesime, seda planeerisime, seda objekti, siis väga palju temaatikat oligi just biokütuse ümber, et kuna see 50% kogu mahust on väga suur maht, siis logistika, kuidas seda teha, oli küllaltki keeruline, et tegime etappe. Siin näiteks üks esimese etapi asendiplaan, mis siis ka peaaegu tänaseks nagu on sellisel kujul valmis. Siin üks dokument siis selle kohta, kus siis Eesti Energia Nõukogu on võtnud vastu otsuse ja heaks kiitnud siis hanke tulemused, siis et leping tuleb Alstemiga sellel ajal, täna on see siis GE ja see on üks dokument siis tõesti, mis andis esimese tõuke reaalselt edasi minna. See aeg, selle kogu see ehitamise aeg on olnud väga sündmuste rikas. Siin on osalenud väga palju selles näidendis väga palju näitlejaid ja väga palju osalisi. Näiteks ilma Juhan Partsita ilmselt võib-olla polekski seda ehitatud, poleks seda juhtunud. Et siin võib-olla mõned sellised huvitavad tsitaadid sellest ajast, 12. aastast, kui kõige rohkem nagu see objekt meeli küttis Eestis. Ehk siis siin on siis vestlus ajakirjanikega, kus siis Juhan ütles otse välja, et 50 aastat vana romu tuleb välja vahetada ja kuigi tänaseks me pole seda veel teinud, täna meil ka kõige vanemad plokid pääsevad teatud hetkel turule, aga põhimõtteliselt oli see meie meelel ja keelel ja see sai siis nagu välja öeldud ka päris avalikult. Ehk siis energeetikapoliitika tähendab tasakaalu otsimist 3 asja vahel: hind, varustuskindlus ja keskkond. Ja keskkonna hulgas on siis mõeldud ka kliimat ja kliima soojenemist ja mis iganes. Ja siin ta toob välja ka, ütleme siis sellise nende vastu, kes siis on seda kritiseerinud, et jaama ehitamise on nagu tõeallikas ja seda on ka siis ka Euroopa Komisjon on tegelikult ju selle heaks kiitnud. Et tegelikult kui olles Euroopa Liidu liige, me teeme tegelikult õiget asja. See järgmine selline meeletuletus meie ühest heast kolleegist Mati Uus, keda täna enam ei ole, aga tema panustas sellesse projekti väga palju, nii oma tervist, aega ja siin üks väike lõigukene ühest protokollist läbirääkimiste ajal siis Alstemiga, mis olid tõesti väga pikad, väga pingelised meie kõigi jaoks ja Mati andis siin tõesti väga suure panuse igal juhul meie poolt. Miks need olid nii keerulised? Sellepärast, et me tahtsime ka saada midagi sellist, mida võib-olla meie partner polnud ennem ehitanud. Ehk siis ma ütleks, et rätsepülikond nõudlikule härrasmehele, mis siis iseenesest tähendas väga erinevaid kütuseid, väga erineva siis osakaaluga, alates põlevkivist, hakkepuit, turvas, uttegaas, kusjuures võimsuseks 300 mega ehk siis isegi 305, mis tegelikult lõpuks välja tuli. See oli väljakutse, pluss veel põlevkivi, millega siis meie partnerid polnud ennem nii tõsiselt kokku puutunud.
Ja see oli ka nagu üks põhjus, miks need läbirääkimised olid keerulised. Siin siis üks jälle ajalooline hetk, siin BNS-i teade, kus siis on öeldud, et valitsuse kabinet on siis võtnud vastu otsuse minna projektiga edasi, ootamata ära Euroopa Komisjoni otsust siis toetuse osas. Ehk siis see oli üks järgmine verstapost meie jaoks edasi liikuda ja alustada tõsisemalt tegevusi selle projektiga. Väga oluline selline otsus. Ja ehitamine siis toimuski alates 2012 kevadest kuni siis tänaseni. 2015 oli selline, hiljem on näitnud ka selline tärmin, kus siis me tõesti esimest korda lülitasime selle jaama võrku. Siin veel jälle meeletuletus siis Johan Partsist. Kui küsiti tema käest, et kas selle ajamaaga konkurentsivõimeline, siis tema vastus oli, et tänast teadmaste juures jah, et ta ei näe probleemi, aga mis juhtub 20 aasta pärast, seda ei oska täna ka keegi öelda, mis siis juhtuma hakkab. Ka tegelikult selle aja jooksul, selle 9 aasta jooksul, alates 2009 kuni tänaseni, on juhtunud päris palju ka turul ja mujal, nii et on muutusi olnud. Samuti ta väidab siin, et see hetk, kui siis toimus see intervjuu, on tingimus isegi paremad kui päris alguses, ehk siis CO2 hind oli üks kriteeriume, mida me väga jälgisime ja arvestasime. Oli selle aeg, kus siis arvati, et CO2 hind tõuseb väga kõrgele, 25 kuni 90 eurot isegi. Tegelikult see hetk maksis ta kuskil 7 eurot. Täna, näiteks ma vaatasin, eile oli 7,32 euri. Ehk siis ta ei ole oluliselt tõusnud selle ajaga võrreldes, kui me selle projektiga alustasime. Nii et see on ka meid nagu soosinud selle projekti puhul. Nüüd, kui minna konkreetsemalt selle siis objekti juurde, näiteks korstna kõrgus 200 meetrit. Aga olulisem ikkagi on, mille juurde ma tahan nagu täna edaspidi siis tulla, on selle projekti sisu. Ehk siis tema keskkonnasõbralikkus või siis, ütleme siis, jalajälje suurus jälle. Kui me räägime CO2-st, siis näiteks kui me võrdleme seda jaama siis meie vanade plokkidega, siis 700 000 tonni aastas vähem CO2, mis siis on jälle kõik asjad rahasse ümber panna 5 miljonit euri aastas kokkuhoidu. Kui rääkida biokütuse kasutusest, siis on see vahe veel suurem, ehk siis 1,6 miljonit tonni, mis võrdub tänaste hindade puhul 11,5 miljonit. Nii et siin me räägime puhtus iseenesest, kui me räägime selle projekti hind, mis oli üle 600 miljoni, siis puhtus maksab, aga samas ka ta toob meile tagasi midagi. Jälle siin üks Juhani siis selliseid ilusaid ütlusi, ehk mis puutub, oli see aeg, kus siis teemaks oli ka tuumajaamad ja oli ju plaanis koostöös Leeduga teha tuumaprojekti. Tänaseks pole sellest küll midagi välja veel tulnud, aga see hetk oli see väga kuum teema. Ja siin üks tore lause, me kõik toetame puhast loodust, aga ka põlevkivi saab kasutada nii, et selle keskkonnamõju oleks võimalikult väike. Ehk siis uus jaam peab olema kõrgel tasemel. Eesti vajab elektritootmise baasvõimsusi kuni selleni, et suudame katta tiputarbimise.
ja baasvõimsuseks saab olla ainult tuuma või siis tahkel kütusel baseeruv jaam. Sellised väited on tõesti energeetika põhialused täna veel. Natukene masinast veel, turbiin, siis oktoober 2013 oli siis madalrõhurootori paigaldus. Selline number 184 tonni pöörlevat massi on ka numbrid, mida Eesti energeetikas seni polnud veel nähtud ega kasutatud. Töömaa, siin läheme sellest küllaltki kiirelt üle, aga just sellised väga olulised faktid, mis siis 2013 põhiliselt juhtusid. Ehk siis sellised tähtsamad hetked, väga suur kraana, näiteks sellesama trumli tõstmiseks. Ehk siis, kui siit vaatame, siis praktiliselt iga kuu järjest midagi juhtus, olid mingid väga tähtsad tegemised. Kütuse etteanne, selle me ehitasime tegelikult ise, Eesti Energia tütarfirma Enefit Solutions tänasete nimega, ehk siis tehnoloogiatööstus, varemalt põlevkivikulu jaamas on 300 tonni tunnis ja põlevkivi kasutame siis võrreldes jälle vanade plokkidega 760 tonni vähem. See on samuti väga suur number, kui meie näiteks aastane kulu on kuskil 12–15 miljonit tonni, ehk siis on päris suur protsent, mida me saaksime kokku hoida ja vähem kaevata. Tulles tagasi Partsi juurde, siis üks selline küsimus, kas võiks panna 2 lausesse arusaama, miks meil peavad olema vähemalt baaskoormuse katmiseks elektrijaamad, miks me ei võiks loota ühendustele näiteks naaberriikidega, siis sellel ajal hetkel ja ka tegelikult täna on see veel aktuaalne, ehk siis meie naabrid on kõik importivad riigid, nii Soome, Läti kui ka Leedu. Loomulikult arendades edasi ühendusi, me muutume vähem haavatavaks, aga siiski täna veel on need liinid mitte ebapiisavad selleks, et päriselt mitte midagi ise teha. Samuti ta mainib ka seda, et loomulikult peale jaama arendame ka liine ja mida on tehtud selle ajaga, on ju 2 kaablit Soomega, on Rootsi, on terve rida uusi kaableid tekkinud. Siin jälle üks väljavõte protokollist november 2013, ehk siis veel, ütleme, sellel ajal siis tolleaegsele finišile 2015 keskpaik suvi oli veel tükk aega, aga kuna tegemist oli väga komplitseeritud ehitusega, siis pidevalt me vaatasime, jälgisime seda mängu, graafikuid, kas ei ole kuskil hilinemisi. Siin üks selline näide, et vaatame sellele, et meil on teatud hilinemused, siis kontraktor ikkagi väidab, et tähtaeg, siis trial run'i tähtaeg ei muutu, et tehakse rohkem kiiremini edaspidi ja ollakse graafikus. Elektrifilter, mis sai tegelikult kogu projekti jaoks suurimast komistuskiviks, ehk siis nõue 10 milligrammi oli eesmärk, seda me ei saavutanud elektrifiltriga ja hiljem ehitasime juurde siis kottfiltri. Siin pressiteade 2013 siis hiliskevad, ehk siis me oleme jõudnud poolele maale. Poolele maale jõudmist elektrijaama ehituses loetakse, kui saab paika trumli, aurutrumli, sealt edasi siis loetakse, et see on ikka pool maad on käidud. Ja see siis juhtus mais 2013. Tuhapumplaga, kõik mis seotud tuhaga, me ka ehitasime ise, ehk siis sama Enefit Solution.
näiteks fakt, et kokku siis selles keevkihis ringleb 1500 tonni tuhka igal ajahetkel. Samas tuha ladestamine, kuna vähem kütust, vähem tuhka ja kuskil 1 000 000 eurot aastas hoiame sealt ladestamistasudega kokku selle uue jaama puhul. Siit väike töömaa ülevaade. Oleme jõudnud siis suvesse 2013 siin järjest nii elektri poole pealt suuremad turbiiniga, generaatoriga suuremad tööd, kui jõudis kohale generaatori staator ja sellised just elektri poole asjad. Katel, kui ütleme siis selle jaama üks süda, siis see keevkiht iseenesest on põhiline see, mis aitab kokku hoida või vähendada just väävliheitmeid. Ehk siis, kui me vaatame tema efektiivsust võrreldes vanade plokkidega, siis siin me näeme väga suurt kokkuhoidu, 2,6 miljonit euri aastas suudame selle plokiga kokku hoida. Töömaa osa nüüd sügis, siin on siis ka juba veel lõputööd siis generaatoriga, samuti katlatööd edasi. Kütuse pool, siin ma tõin välja ka näiteks üks osa on siis lämmastik, ehk siis kolmas komponent meie põhiheitmetest, mida me siis kontrollime kõige rohkem. Ka siin me näeme kuskil 200 000 eurost kokkuhoidu aastas, mis ei ole ka mitte väike raha. Tulles tagasi korraks selle Partsi juurde, siis siin ka jälle üks selliseid tema siis pärleid, mis puutub siis tuumajaamasid. See oli aeg just, kus toimus Fukushima õnnetus ja see tegelikult lõi nii paljudki kaardid maailmas energeetikas segamini. Ehk siis mõjus oluliselt ja otseselt energeetika teatud malle, mõtteviise. Generaator siis saime põhimõtteliselt kokku novembris 2013. Staatori mass 310 tonni, mis on ka väga, väga suur. Juhani poolt veel siin paar pärlit, et arendame oma energeetikat 50 aastat vanade seadmetega, et näiteks trollid või autod on selle aja jooksul mitu korda ära vahetatud, et me peame välja murdma otsustamatusest, mis on kestnud Eesti energeetikas 20 aastat. Ehk siis see otsus sai tehtud koos meiega. Koitfilter, ehk siis tõesti tema ütleme siis 2 milligrammi, tegelikult täna me vaatame, meil tegelikult heitmed on 1,5 milligrammi, ehk siis mis tähendab kuskil 1 kilo tolmu, ehk siis üks ütleme suhkrukotitäis tolmu tuleb tunnis, mis on tõesti väga vähe. Ja muidugi rahasse panna selle ümber jälle 230 000 euri aastas kokkuhoidu. Tänu sellele projektile ja mitte ainult, ka teistele projektile, mida me oleme teinud, siis siin viimase perioodi jooksul, ütleme siis 90–15, oleme tõesti praktiliselt 50% oma heitmeid vähendanud. Ja loomulikult mitte ainult meie, vaid ka siis kogu Eesti teiste tegemiste tõttu on Eesti õhukvaliteet Euroopas üks parimaid. Aga kindlasti on ka Auvere jaam siin oma sõna või panuse andnud. Täna töötab siis jaam praegu täiskoormusel. Teeme trial run testi, mis kestab 6 aega ja jõuluks loodavad projektijuhid koju saada. Ja minu poolt suured tänud kuulamise eest. Tänaseks on siis jaam tootnud juba 3,15 teravatt-tundi elektrit ja mis tegelikult on peaaegu 40% Eesti aastast tarbimisest.
Ehk siis ta on täna jaam, mis pääseb praktiliselt iga kell turule ja on meie kõige efektiivsem. Nii, minu poolt kõik ja kas on küsimusi? Jah. Aitäh, Tõnu! See oli väga hea ülevaade tegelikult meie Auvere jaamast, mis on vaieldamatult põlevkivi, ütleme, elektritootmise valdkonnas ikkagi tipptehnoloogia ju. Maailma tasemel tipptehnoloogia. Ja kas ma eksin, kui ma ütlen, et ta on ka maailma hetkel suurim põlevkivi elektrijaam? No, ütleme, maailma suurim on ta kindlasti, tegelikult ka meie teised, ka Eesti jaam või Balti jaam või ka isegi jaamade plokid on maailma suurimad põlevkivil töötavad plokid, nii et järgmine ilmselt on Jordaania, kes võib meist mööda minna. Jah, paarikordselt. Jah. Selge, aga nüüd siis küsimused. Ma igaks juhuks siis, kui... väga hea. Võta palun mikrofon. Avalauses oli 2 korda 300 megavatti. Kas on loota, et see 2 ka täitub seal? Tänases turusituatsioonis mitte. Nii, on veel tulemas midagi? Ma tahaks küsida sinu käest, Tõnu, et sa näitasid meile siin hästi palju väga huvitavaid arve, kui palju erinevate emissioonide osas näiteks on jalajälg väiksem, aga et kui me räägime sellest, ütleme, tehnoloogilisest tippsaavutusest tegelikult täna, mis on meil juba valmis ja nagu sa kirjutasid sinna, et jõuluks koju, et siis kui sa tooksid välja 2 sinu jaoks, ütleme, sinu vaatevinklist kõige olulisemat aspekti, mille poolest on just nimelt see jaam oma tehnoloogias nagu ees kõigist teistest olemasolevatest? No, kui me üleüldse nagu keevkihttehnoloogia iseenesest põlevkivi jaoks on väga sobiv ja just Eesti põlevkivi jaoks. Samuti teine pool on seesama võimalus kasutada teisi kütuseid, sealhulgas siis eriti võib-olla biokütust, ka turvas gaas. Tegelikult gaas on meie jaoks täna väga oluline, sest kui me arendades oma õlitootmist, siis see gaas, mis meil seal tekib, täna meil ei ole nagu veel mõeldud või leitud paremat lahendust. Jah, me siin tahame sealt gaasist ka veel saada teatud komponente kätte, hiljem ilmselt gaasi jääb vähemaks, võib-olla läheb lahjemaks, aga see jaam on multifunktsionaalne selles mõttes kütuste poolest ja kui me täna vaatame seda hetke, kui me seda alustasime ja ka nagu partsisõnad omal ajal olid, ehk siis, et mis juhtub 20 aasta pärast, siis täna see jaam on meie kõige efektiivsem. Ta on iga kell turul ja kui me jalajälge nüüd räägime, siis võib-olla päevel on see kõige suurem võit, ehk siis väävli heitmed praktiliselt nende riistadega, millega me mõõdame praktiliselt parimad riistad, mis maailmast kätte saada on. Ta on väga nulli lähedal, mida ta ei näegi. Ei oskagi arvata, kas on seal natuke veel või ei ole. Just, hakkab vaata, et jääma alla määramispiiri. Ja, just. Ja kütuse osas, eks ole, siis võib öelda niimoodi, et on nagu 4-1. 4-1 pluss sellega veel, et näiteks meil on ka 2 sorti kivi, on Narva karjäärikivi, enne siin oli üks just selline ettekanne selle kohta, on Estonia kivi, nad on väga erinevad omavahel. Näiteks meie endistele keevkihtplokkidele 11 ja 8 ei ole Narva karjäärikivi kõige parem lahendus nende just nagu veskite poolest, purustite poolest. Siis siin on jälle samm edasi just see kivi purustamise osas, tehnoloogia osas praktiliselt tema jaoks ei ole piire, samuti kaloruse osas. Kui me räägime jälle vanadest, vana 2005 ei ole mingi vana, aga just siis seal meil on alumiseks piiriks kuskil 7,5 megajouli, siis siin me oleme ka laskenud alla 7. Et ta on uuem tehnoloogia, parem.
just, aitäh, sa veensid mind vähemalt oled sa juba ammu veennud, nii et Okei. loodame, et ka. Aga tänud kõigile. Aitäh.